Kuidas te asendusõpetajaks sattusite üldse või sinna asutisse? Ja tegelikult asendusõpetaja amet on mulle selge päris algusest peale, et juba teises keskkoolis pärast ülikooli lõpetamist, kus ma tööle asusin, seal tuli väga sageli kolleege asendada, kuna ma olin üksik vallaline ja vaba ja mul oli vaba aega ja siis, kui keegi oli haige, siis ma asendasin ja tõepoolest asendasin pea kõigis ainetes. Aga ja ka hilisemas karjääris, kui ma ei olnud ise koolis tööl, aga mul kursusekaaslased või mõni tuttav koolijuht vajas asendamist, siis nad võtsid ühendust ja kui mul oli võimalik töö juures, siis ma mingi perioodi sain ikka asendada neid ka. Ja kui ma jäin nimetan seda palgatööst eemale 2017, siis ma mõtlesin selle peale, et kui on mõnes koolis on häda käes ja mingi lühiajaline periood, et ma vähemalt annan endast teada, et ma olen valmis abiks tulema. Kus te siis praegu asendamas käite? Selle lõppeaastal ma olen asendanud Tallinna Mustamäe gümnaasiumis. Möödunud aastal, lõppeaastal mul oli Märjamaa gümnaasiumis ja seal kujunes esialgu oli jutt, et võib-olla kuuks või natuke enamaks, aga siis selgus, et õpetaja ravi võttis aega praktiliselt pool aastat, nii et kusjuures see oli Märjamaal ja kool võimaldus mulle majutuse, nii et ma läksin, esmaspäeva õhtul läksin Märjamaale ja teisipäeva kolmapäeval olid mul tunnid, nii et kolmapäeva õhtul siis tagasi koju. Ja siis teisipäev oli mul, selles mõttes mulle väga meeldis, et teisipäev oli selline hommikul kella 8 kuni õhtuni, hilise õhtuni välja ma olin füüsikaõpetaja, nii et mul oli võimalus koolis pärast tundi, kuna ma niikuinii olin seal koolimajas nii-öelda kinni, siis ma tegelesin seal konsultatsioonide ja tööde läbivaatamise ja tundide ettevalmistamisega, see oli niisugune täispäev, füüsikapäev, jah, nii et selles mõttes ei olnud mingeid muid segavaid tegureid, isegi televiisorit ei olnud. Te olete õpetanud füüsikat ka Aafrikas, Zambias. Jah, see oli tõesti nii aastatel, see oli siis 79, 80, 81, nii et 3 aastat järjest ja ühes koolis. Ma läksin tollal ajal Tallinna teisest keskkoolist 4 aastat, kus ma olin töötanud, läksin õpilasmalevasse, ütleme siis keskstaapi tööle ja eks haridusministeerium nägi, et see meesõpetaja on koolile kaduma läinud ja kuna neil oli ka ilmselt kohustus komplekteerida 1 või 2 õpetajat iga aasta, keda saata Aafrikasse, siis nad ei tahtnud päris koolist tegevõpetajat võtta ja kuna ma olin niikuinii juba koolist ära läinud malevasse, siis mul ministeeriumis öeldi ka, et koolil on sellest kõige väiksem kahju ja nii ma siis vormistasin dokumendid ja 77 sügisel, kui ma olin jõudnud õpilasmalevast ka teha nii-öelda karjääri ja maleva juhiks saanud, siis 77 sügisel tuli minna Moskvasse inglise keelt täiendama ja ütleme siis ka nii füüsikaalaselt ennast täiendama, kuidas seal, ütleme siis Briti füüsikaõpikute järgi füüsikat õpetada. Kuidas siis õpilased Märjamaa õpilastega võrreldes olid? Zambias vähesed perekonnast said selle võimaluse jätkata kooliteed pärast põhikooli keskkoolis ja see oli teatud mõttes nagu avansina neile antud see võimalus õppida, et kui nad lõpetavad ära kooli, et nad siis kas lähevad edasi õppima või lähevad tööle ja saavad juba paremat palka, et ülejäänud perekonda üleval pidada. Keegi pidi perekonnast paremale järjele jõudma, et siis ka peret hiljem toetada. Te olete õpetanud lastele ka mudellennukite ehitamist. Kuidas see on võrreldes koolis füüsika õpetamisega? Kuidas see tundub?
Minu jaoks füüsika ja lennundus on väga tihedalt seotud, ütleme nii, et ma läksingi füüsikat õppima sellepärast, et mulle tundus, kui ma olin põhikoolis, et oma selle elukutsevaliku lennunduse alal teen ma kunagi hiljem, aga selleks, et seda valikut oleks võimalik teha, pean ma oskama hästi füüsikat ja matemaatikat. Minu jaoks üks täiendas teist, nii-öelda füüsika, matemaatika õppimine täiendas minu huviala lennunduses ja lennundus nii-öelda indutseeris või tekitas huvi ja vajaduse füüsika matemaatika järgi. Ja isegi Sambias juba, see on 40 aastat tagasi, seal ma panin koolis käima mudellennuringi ja ehitasime seal poistega mudellennukeid ja siis ma olin tõesti mudellennuringi juhendaja Kullos, aga suurem ettevõtmine oli see, et sai käima pandud purilennuring õpilastele ja purilennuring, see on siis see, kus ikkagi lapsed ise lendavad reaalselt lennukis, millel küll ei ole mootorit, aga mõnes mõttes isegi vastutusrikkam või keerukam on seal see olukord, et sa pead olema, sul ei ole võimalik nii-öelda mootoril tuuri juurde panna ja kuhugi teise kohta lennata, vaid sa pead väga täpselt tegema oma arvestused. No ja ma nagu leidsin, et see on täiesti loomulik protsess, et kui sa juba kord füüsikaõpetaja oled, siis aerodünaamika ja materjaliõpetus ja meteoroloogia, need kõik on füüsika osad ja see on isegi selline meeldiv rakendus oma füüsika teadmistele juhendada lennuringi. Praegu on väga suur puudus füüsikaõpetajatest. Mis siin lahendus oleks? See on ikkagi kuidagi selline kutsumuse küsimus, et mis inimesele pakub huvi, kui talle meeldib näidelda, kui ta tunneb rohkem vajadust selle järgi, et ennast sellisel, no ütleme, et näitlejana või kirjanikuna või filmitegijana ennast nii-öelda teostada, no siis ilmselt mitte mingi vahendiga ei too teda ei füüsika ega matemaatika juurde. Ja kui ma mõtlen nüüd, milline see objektiivne taust oli tol ajal, miks füüsika, Tartu Ülikooli füüsikaosakonda oli suur konkurss tol ajal, kui mina astusin ja miks oli üldse teadus ja füüsika ja ka teised teadused sellised tähelepanu all. See oli ju ajajärk, kus kosmose nii-öelda avastused ja saavutused kosmose vallal olid üldrahvaliku tähelepanu all, sest et mõelda vaid, mismoodi võeti vastu Gagarin, kui suurt tähelepanu sellele pöörati. Ja siis olid nii-öelda tuumaenergia, no ka tuumapommid, tuumaenergia rakendamise algus, kui ehitati tuumaenergial töötav jäälõhkujad ja muud asjad ja sellele tolle ajastu kohaselt anti väga suur nii-öelda propagandistlik mõju ja loomulikult see töötas, nii et ma tean, kolleegid on rääkinud, et tollel ajal oli või hilismal perioodilgi oli näiteks mudellennuringi lausa järjekord ukse taga, aga praegusel hetkel seal 1 või 2 ringi on ja sealgi peavad õpetajad tõsiselt etlema, et teha asja nii huvitavaks, et keegi sealt ära ei läheks, sest et muidu asi lihtsalt sureb välja. Ma julgen väita, et see oli selline ajastu iseärasus, see oli selline ühiskondlik taust, mis soosis teaduse arengut juba, tekitas huvi noortes juba varakult. Võib-olla tuleb loobuda sellest rahvusromantilisest Paunvere küla kooli mudelist, kus keskseks tegelaseks oli õpetaja Laur. Lapsed mujalt teadmisi ju ei saanud. Neil ei olnud muud kui tahvel ja grihvel ja katekismus ka. Ja kogu ülejäänud teadmine tuli ikkagi õpetaja käest, õpetajate käest. Tänapäeval minu arvates peaks olema õpetaja just selle hariduse omandamises nii-öelda
hariduse omandamise protsessi nii-öelda koordinaator või õpilane ise peaks õppima, õpilane peab õppima ja väga huvitav infokild, mis läbi jooksis just nendel päevadel, oli Läti hariduselu muudatuste kohta, et rõhuasetus õpetajalt läheb üle õpilasele, tähendab, mitte oluline ei ole see, et õpetaja õpetab, vaid oluline on see, et õpilane õpib. Meil on olemas väga head õpikud, ma ütleksin, töövihikud, on muud materjalid võimalik internetist kätte saada, kellel vähegi huvi on ja kellel vähegi nii-öelda vastutust on, et asi talle selgeks teha. Ja see, et õpetaja nii-öelda räägib õpilastele kõik asjad üle, siis see ei ole enam, minu arvates see ei ole enam kaasaegne õppimismeetod. Ma leian, et õpilane peab ise hakkama tööd tegema ja õpetaja on see, kes koordineerib tegevust selle materjali omandamisel ja kontrollib ka teadmisi ja selgitab seal, kus on küsimusi. Ma olen teinud selliselt, et andnud õpilastele iseseisvalt raamaõpikust, kus on asjad palju paremini kirjas, kui võib-olla isegi mina suudaksin seda esitada, et läbi töötada ja endale välja tuua vihikusse see, mida nad oluliseks peavad. Sellepärast, et kui mina räägin selle asja läbi, siis ma ei saa kontrollida, kas kõik õpilased kuulavad mind ja ma tean, et kõik õpilased ei kuulagi mind. Aga siis, kui õpilane on ise selle teema läbi lugenud ja teinud endale vihikusse nii-öelda märkmed selle kohta, mis on seal oluline või kui ta ei ole aru saanud, kas on neid küsimused kirja pannud ja siis õpetajale ette lugenud, et palun selgitage seda. Vot siis ma võin järeldada, et on toimunud õppeprotsess. Aga praegu jah, ma tunnistan, et mul on olnud isegi lapsevanematega konflikti selles osas, et lapsevanemate seisukoht on, et õpetaja õpetab ja lapsed saavad targaks. Aga ma olen välja öelnud seda, et õpilane saab teadmised ja saab targaks ainult siis, kui ta ise õpib. Ja see on väga levinud seisukoht, et kõige parem õpetaja on see, kes kõige paremini selgitab. See aeg on läbi, see on tõesti, see on selline rahvusromantiline käsitlus Paunvere koolist. Õpilased peavad ise õppima ja kui õpilased ei saa millestki aru, läbi töötavad, siis nad peavad selle märkima endale vihikusse üles küsimusena, mulle õpetajale ette lugema ja õpetaja selgitab seda. Aga väga levinud on see, et olge kenad, nüüd palun töötage see peatükk läbi ja siis, kui on 10 minutit, 15 minutit mööda läinud, et me ei saanud aru. Millest aru ei saanud? Me ei saanud millestki aru. See on kõige tüüpilisem, et ei ole nii, et ma ei saanud aru, kuidas moodi seal, miks need aatomid seal oma teekonnalt kõrvale kalduvad või midagi muud. Aga ei, me ei saanud millestki aru. Nii et siis tekib vastu küsimus kohe, et äkki peaks siis hakkama klass madalamast peale, et vaatame, kuidas te siia olete saatnud. Aga kui nüüd vaadata seda protsessi, siis jah, õpetajate puudust, see on ilmselt nii-öelda ajastuga kaasnev nähtus haridusega edasi minna, ilma et meil nii suuri õpetaja ressursse peale tuleks. See tähendabki seda, et õpilased tuleb panna ise õppima, materjali omandama ja õpetaja roll peab selle juures ilmselt olema kindlasti väiksem ja see ei nõuagi nii kõrgelt kvalifitseeritud õpetajaid, keda on võimalik kergemini leida. Kui ma endale visualiseerisin, et milline peaks olema siis kooli mudel ja eesmärgid erinevates vanuseastmetes, siis tõepoolest esimesed 4 klassiõpilased õpivad lugema, kirjutama ja rehkendama. Ja üks oluline asi, mida nad veel, millega peavad nad algust tegema, nad peavad hakkama õppima, kuidas tulemuslikult materjali omandada, kuidas nii-öelda õppida. Esimesed 4 aastat, järgnevad 5 aastat põhikoolis tuleks seda oskust viljeleda ja ma kujutan ette, et 8. ja 9. klassi õpilane peaks olema juba professionaal
selles, kuidas efektiivselt, kuidas õppida. Sest et kui inimene tegeleb 8 aastat õppimisega ja ta ei oska 8. või 9. klassis iseseisvalt õppida, ta ei oska õppida, no siis ta ei ole koolis üldse midagi õppinud, ta on lihtsalt koolis käinud. Ma olen ka seda välja öelnud tõepoolest, et õpilaste õpioskus on väga tagasihoidlik, kui mitte olematu. Aga mitte kõigil. Klassides on õpilased, kes on sellest aru saavad, ma kujutan ette, et seal on kodu on taga, sest et vaevalt, et inimene iseenesest nii lõpmata targaks saab. Aga, või on see nii-öelda alateadlikult kuidagi omandatud. Aga tõepoolest määravaks on õpilase õpioskus. Õpilased tuleb panna õppima, mitte otsida õpetajaid, kes nii-öelda asja ümber räägivad, mis on vihikutes, mis on raamatutes, mis on veebis, kõik väga selgelt ja hästi kirja pandud. Nii et põhitähelepanu õpetajate puuduse korral tuleb pöörata õpilastele. Ennast juhtiv õppija. Aga on jäänud sõnakõlksuks seni. Jah, kahjuks see ongi sõnakõlksuks tõepoolest, sest et seda ei väärtustata või seda ei mõtestata lahti vist isegi, ega sealt edasi seda ka ei väärtusta. Nii et see on suur tööpõld tõepoolest, et panna õpilased õppima ja motiveerida neid. Ma näiteks toon sellegi näite, et seal Purilennu kursusel mul ei sobinud eestikeelse grupi ajad ja ma olin siis 10. klassis ja ma läksin venekeelsesse gruppi, sest et mul oli seal mingid muud tegemised nendel päevadel ja ma õppisin või isegi näiteks seda inglise keelt ma õppisin üle vene keele, kui ma olin Moskvas aasta otsa. Et siin, kui on huvi, kui on motivatsioon ja on see oskus õppida, siis võib täiesti nii-öelda uskumatus olukorras materjali omandada. See, et teatud periood pandeemia ajal õpilased olid koolist eemal, no see ongi see aeg, kus inimene õpib erinevatel meetoditel õppima, ütleme nii. Et see on üks võimalus niimoodi õppida ja sellest oleks tulnud teha nii-öelda välja võtta maksimum selle asemel, et halada, et ei ole võimalik koolis käia. Inimene peab kasvatama nii, et ta näeks kitsendustes võimalusi. Aga kahjuks jah, meil leitakse, et kui sa pead õppima, siis olgu sul vaikne ruum ja mitte ühte muud heli ja täpselt rida-realt, mida sa pead tegema, aga reaalses elus me peame tööd tegema, kus on meil pidevalt segavad faktorid ja sa pead säilitama kaine meele isegi teatud ametite juures, kui sa oled väga kriitilises olukorras. Aga kui me kasvatame ja õpetame nii, et igat tegevust sa saad teostada ainult siis, kui kõik briljantselt, kõik tingimused on täidetud, kõik muud ümberringi, siis see säilenõtkus kaob ära, ta ei ole võimeline, et tuleb üks ainuke väike liivad ära kuhugi ja süsteem on rikkis nii-öelda. Ma tean oma nii-öelda lapsepõlvest ja tean oma iseenda ja oma klassikaaslast, et kui ütleme, oli vaja õpetaja nii-öelda rajalt kõrvale tõugata, et oli seal mingi töö tulemas või oli, ei olnud nagu jõudnud ette valmistada või ei tahtnud kirjutada, siis oli selline võimalus, et õpetaja, me ei saanud sellest üldse aru, see oli nii keerukas, et palun selgitage see veel kord üle. Aga nüüd jah, olles siis õpetaja, sa näed ja tajud selle läbi, et sellist juttu ei ole võimalik rääkida, siis küsid kohe, aga milline küsimus, formuleerige, mis küsimus, mis teil jäi aru saamatuks. Õpilane ei oska öelda, siis tõepoolest ta ei ole seda raamatut lahti teinud ja ta ei ole õppinud, ta ei tea, millest on jutt, sest et ta ei oska seda küsida. Nii et isegi selleks, et küsida, sa pead vähemalt asja läbi lugema ja aru saama, millest sa aru ei saa. Või siis, kui sa tahad tõesti õpetajat lollitada, siis sa pead väga hästi ette valmistama ja esitama sellised küsimused, mis tõesti näitavad, et
õpetajal tuleb nüüd hakata seletama neid asju, aga jah, õpilased ei oma seda oskust iseseisvalt töötada ja iseseisvalt õppida ja sealt tulevad need raskused ka keskkoolis, ülikoolis ja nii edasi. Elus ka. Ja mul oli ühe kooli klassi vanemate aktiiviga oli väga selline tõsine kirjavahetus, sest et tänapäeval on õpilased ühe klassi või ühe klassi vanemad või kindlasti moodustavad sellise vestlusgrupi või veebis arutavad asju ja siis toimub selline üksteise üleskütmine, ja lapsed on ka, ma kujutan ette, hoia ennast tagasi selgitamast, et kui küsida, et kas õpetaja seletab sulle hästi ja kas on põhjalikult seletanud, siis on ju väga lihtne öelda, et igaks juhuks, et ei ole ta midagi rääkinud ja meil on kõigil arusaamatu ja nii edasi. Aga ma kordan vist 3. korda juba, et me peame saama lahti kõigepealt sellest rahvusromantilisest Paunvere õppekorraldusest. Kas te innustaksite esinemisega asendusõpetajaks hakkama? Kindlasti ja ma ütleksin siinkohal, et noored, kes kaaluvad ja kes mõtlevad, et mis tunne oleks või prooviks õpetajana nii-öelda kätt või prooviks olla õpetaja, siis ma leian, et proovi teha just nimelt asendusõpetaja, see on parim võimalus, sest et sa sukeldud sellesse keskkonda, kus juures sa saad mingi aja, et eelnevalt ette valmistada ennast, vähemalt selle kitsa teemade lõiguga kurssi viia. No, kui ma võtan näiteks füüsikaski, sa õpid ära, teed endale selgeks ja töötad läbi need teemad, mis sul järgneva 2 nädala jooksul tuleb anda ja sa vaatad, kuivõrd sa oled võimene ja kuivõrd see sind nii-öelda rahuldab ja kuivõrd innustab selline toimetamine koolis. Et sul ei ole vaja selleks, et saada üle oma nii-öelda sisetunnet proovile panna või sul ei ole vaja õppida mitu aastat ülikoolis ja siis minna ja hakata tunde andma ja veenduda, et see ei ole päris minu eriala. Sul on võimalus tõepoolest asendusõpetajana minna ja proovida kätt just nimelt koolis tundi andes. Ja sellise lühikese etteütlemise ajaga, see tähendab, et sa ei pea käima läbi mingid kursusi, mingid pikki koolitusi aastaid, nii nagu seda reaalselt õpetada. Ja kui sa näed, et see teema ja selline töö sind huvitab, siis tuleb õppida ja saadagi õpetajaks. Ja kui sa tunned, et ei huvita, siis kuigi esialgu oli mingi huvi, siis see on ka suur pluss, sest et sa ei raiska oma aega selle eriala omandamisele, et hiljem mitte selle tööle hakata. Nii et ma ka lennunduse juures, selle purilennu ja mudelennu juures, ma toon välja selle, et kõik on võitjad. On need, keda see huvitab ja kes sellega alaga edasi lähevad ja on ka need, kes tegelevad asjaga ja tunnevad mingil hetkel, et ei, see ei ole minu ala. Nad on saanud targemaks, nad ei tee enam seda sammu, et oma aega raisata nii-öelda edasi teema omandamisel, milleks nad hiljem selgub ilmselt, et mis neile huvi ei paku. Nii et seda üks ja ütleme õpetajad nagu mina, kes on olnud õpetajad ja kes on nüüd, no ütleme siis niimoodi, ma nimetan loomingulisel puhkusel välja teenitud, et see on tore ajalt ennast nii-öelda kokku võtta ja peeglisse vaadata ja minna siis nii-öelda klassi ette. Sest aga kui ma üldse peaksin nagu hindama õpetaja ametit, siis ma ütlen, et nii hoo pealt, et ta on inimese, minu jaoks on ta keerukuselt nii-öelda teine amet. Kõige hullem oleks see, kui ma peaksin olema näitleja. Ma ei kujuta ette, et ma iga õhtu kell 7 peaksin astuma mingis rollis suure rahva tumma ette ja
ja tõesti olema nende tähelepanu keskpunktis. Aga õpetajana nii hull see asi ei ole. Sa pead ka hommikul kell 8 või päeval kell 2 just ette astuma ja olema väga kriitilise seltskonna ees. Aga sa vähemalt ja sa tead, et sa ei saa oma tööd teha niimoodi voodist tõusmata, nagu mõnel ametipostil seal Riigikogus mõned mehed teevad. Nii et ma saan täiesti aru ka, miks pärast noored õpetajaks ei taha minna, sest et palju mugavam on minna kontorisse hommikul kella 9, siis teha kohvi, siis ajada kolleegidega juttu ja siis võib-olla kas või kiiresti teha ära muu töö. Õpetajana sa pead olema kell 8, pead alustama tundi ja sa võid seal minuti näpistada, et ei astu sisse ja ei hakka täie rinnaga seal etlema ja tundi läbi viima, aga mitte rohkem. Aga kontoris sa võid ikka selle esimese pool tundi või 3 tundi vabalt kohvitamise ja muu peale kulutada ja sisse elada. Nii et ma tunnistan jah, et näitlejaameti kõrval minu jaoks on õpetaja töö oma sellise konkreetsuse ja asjalikkuse ja tähelepanu keskmes olekuga teine raske amet. Ja ei imesta, et õpetajatest on puudu, aga kui on õpetajatest puudu, siis tuleb õpilastele suurem koormus panna. Ja ma olen mõelnud seda isegi kusagil koolides soovitanud, et tegelikult ka vanemate klasside õpilased, 11. klass, 12. nendel on seal juba omad mured, 10. 11. klass võib vabalt, mõned erksamad õpilased võib vabalt ette valmistada selleks, et nad asendavad kusagil 6. 7. klassis siin tunde. Täiesti mõistega ei pea tegema nalja, et õpetajate päeval kõik kangesti õpetavad. Kui olete õpetajate päeval, no olge siis mõnel teisel nagu vaja on, nii et noori tuleb rohkem usaldada ja tuleb rohkem kaasata. Ma ütlen, et õpetajate, asendusõpetajate see reserv on piiritu. Kõik koolide vanemate klasside õpilased nooremate jaoks ja ma kujutan ette, et siin on see mitmepoolne kasu. Noored inimesed, 11. klassi õpilased, olles 6. õpetajaks mingi väike periood, nad saavad mingi sisetunde, nad saavad võib-olla enesekindlust, nad saavad võib-olla ka selgeks see, kas nad ise tahaksid olla. Ja kui ma mõtlen, et miks ei ole, et kust peaks alustama, et selgitada, miks on õpetajateks pürgijate või püüdlejate defitsiit. Kas on viidud läbi küsitlus nende hulgas, kust need õpetajad peaksid tulema? Ma pean silmas 11. 12. klassi õpilast olles. Ma ei tea, kas on viidud läbi sellist küsitlust. Ja kui see korralik läbimõeldud küsitlus läbi viia, siis tulevad need kitsaskohad välja ilmselt, mida näevad noored õpetaja töös, et sinna mitte tööle minna. Ja siis tuleks mõelda ka nende kitsaskohtade ületamisele, kui need on ületatavad või asja tuleks siis uurida, miks pärast ei ole õpetajaid. Ja ei ole mõtet hakata uurima, ei tea, kust on ju konkreetne seltskond, 12. klass, miks nad ei lähe, mis on selles õpetaja töös sellist. Nemad on selle ju kõige lähemal, nad näevad ju. Pedagoogika valikainet, aga see olekski selline valikaine, kus saad proovida noorematest klassidest tundi anda või vanemates klassides abiõpetaja olla. Või? Täpselt. See on täiesti kasutusele võtmata reserv. Mul osa lapselapsi on Iirimaal 3 tükki. Siin 3 aastat tagasi otsustasin, et uuendan oma inglise keelt ja lähen Iirimaale. Et seal on kindlasti ka füüsikaõpetajatest puudus ja lähen Iirimaale aastaks. Sain oma kaasaga siin kokkuleppele, et olen aasta otsa Iirimaal ja olen oma lapselastele lähemal. Hakkasin otsima võimalust, et ma ei taha tütri juurde minna, et võtan seal, töötan seal, üürin korteri ja nädalavahetustel tegelen lapselastega. Aga siis selgus, et Iirimaal on õpetajaamet kõrges hinnas. Seal ei ole vakantse ja veelgi enam.
ja ma ei saanud aru, mis toimub. Ma pöördusin meie ühise tuttava Edgar Krulli poole, et kuule Edgar, et kas sul on mingeid kontakte või Iirimaal, et ma tahaks teada, mis värk sellega on, et ma siin saadan CV-si ja tunnen huvi ja keegi ei tunne minu vastu huvi. Ja Edgar andis mulle ühe kontakti, ühe Eesti, tema endise kolleegi või õpilase, kes nüüd töötab haridussüsteemis Iirimaal. Ma võtsin sellega ühendust, selle daamiga ühendust ja sain tagasiside, sain temalt, et Iirimaal on õpetajatöö väga kõrges hinnas. Seal ollakse järjekorras, võiks öelda vastupidi, et tööle saada. Seal on head palgad, seal on õpetajatöö väärtustatud. Ja mul ei ole mingit lootust, umbes sama kui Ukraina arstil Eestis arstina tööle saada. Sul on vaja teha veel kvalifikatsioonieksamid ja 100 muud asja, nii et ma sellest loobusin. Siis ma mõtlesin, et kuidas üldse maailmas on lugu. Ja siin veebi vahendusel uurisin võimalusi minna õpetama Aafrikasse või minna Kagu-Aasiasse. Et ma lihtsalt huvi pärast hakkasin, milles küsimus on. Ma märgin ära ka, et Narva mind ka ei tahetud. Ma 2017 augustis võtsin ühendust ühe kohaliku omavalitsusega seal, et ma hea meelega tuleksin õpetama, sest ma mõtlesin päris huvitama minna. See hala, ühiskondlik hala, eestlaste ja õpetajate puudusest Ida-Virumaal, oli juba ületas valuläve ja ma mõtlesin, et okei, ma lähen. Umbes niimoodi, nagu ma Märjamaal olin, et olen seal 2 päeva kohal ja kõik. Aga ei, Ida-Virumaale ma ei sobinud või keegi ei tundnud huvi. Ja siis Iirimaale ei õnnestu, siis ma proovisin, et kas Aafrikasse äkki, et seal võivad veel Euroopa spetsialistid äkki on veel hinnas, nagu oli vanasti, ma mäletan, kui mina ise seal olin. Aga ei, seal tundub ka, et saavad omadega hästi hakkama, aga mida ma teada sain, et tegelikult õpetajate palgad, eriti et siis Araabia poolsaarel ja Saudi-Araabias ja Emiraatides on uskumatud $4,000–5,000 palgad, elamine, veel mingid toetused, kõik. Ma huvi pärast tegin sinnagi avaldusi ja sama asi ka Kagu-Aasias, nii et ma isegi olen või õpilastel isegi öelnud, et pärast seda, kui ma selle info sain, et igal juhul tasub õpetajaks õppida, et võite siin mõne aasta enese silmaringi arenguks ja rahalise seisu parandamiseks töötada kusagil väljamaal õpetajana ja siis tulla tagasi.